11. augustil võis taaskord näha Tallinna Vanalinna tänavatel homoparaadi. Seekordne paraad oli järjekorras 4. Kas on geitolerants Eestis kuidagi paranenud? Kindlasti on, aga mitte nüüd tingimata tänu sellele rongkäigule, et eks rongkäik on ju, nagu me siin nädala jooksul on mitu korda öelnud, et see on väga väike osa ainult sellest tööst, mida me teeme. Et ilmselgelt see rongkäik ei olnud see peasüüdlane selles tolerantsi kasvunud, et eks see on selline normaalne demokraatia või selline noore riigi areng. Kas te ise olete kunagi tundnud ennast ebavõrdsena või kuidagi õnnetuna oma seksuaalse orientatsiooni pärast? Ei, kindlasti mitte. Kes jaksab, plaksutame Sauna tänavani välja! What this is about is that people should have the right to get married regardless of their sexual orientation. This is about the right of every individual to set up a family and the right of every individual to have all the rights that everybody else will get. Nad väljendavad seda, et nad on peded, homod, pederastid, sellega, et nad käivad seda akendalt läbi. Põhimõtteliselt see on propaganda, mis siin tänavatel toimub. Kui sellisele paraadile eelneb tohutu ühiskondlik diskussioon sellel teemal, et see kõik tuleks ära keelata, siis on järelikult mingi valupunkt, siis on järelikult midagi valesti ja me peaksime arutama. Homoparaadi taga sammusid valdavalt lapseeas kristliku maailmavaate pooldajad. Küsides kommentaari ühelt pealtvaatajatest, saime vastuseks. Õlut tahaks. Meie esindame kristlikku maailmavaadet. Meil on väga südames, et inimesed tõesti otsiksid südamest Jumala riiki, sest see on võimalus, meie riik saab väga õnnistatud. Ning õhku jääb küsimus, kas Eesti riik on valmis aktsepteerima samasooliste abielu ning laste adopteerimist nende peredesse. Ma arvan, et Eesti ühiskond pole millekski valmiks. Kui sa siin vaatad, kuidas me aina konservatiivsemaks läheme sammult, siis ma arvan, et Eesti inimene peaks natukene lõdvemalt mõnikord võtma asja.